kõigile, kes vaatavad ja seekord niisugune täiesti harupoolne juhus, et minu elus esmakordne, et Lennusadamas on raamatuesitusi küll tehtud, aga sellise meie sillakaare peal, mis on kohe otseselt meie ilusa vesilennuki šooti taga, on see küll tõeliselt esmakordne. Aga samas on see väga sümboolne, sest me oleme ju vesilennukite angaarides. Vesilennukid on selle päris osaks kunagi olnud. See, et siin nüüd praegu on muuseum, see on lihtsalt hea ja õnnelik juhus. Ja nüüd ka veel nendel päevadel täpselt siis 10 ja 8 aastat tagasi seonduvad Eesti Meremuuseumi Lennusadamaga väga olulised daatumid, just ehituse algus, avamine ja kõik see satub praegu ühte kokku ka koroonaviiruse siis niisuguse lõdvenemisega ei tahaks öelda nüüd, tahtsin just öelda hetkelisega, aga parem loodame, et läheb ikkagi paremini, kui mõned on eeldanud. Aga nüüd lennungaaride juurde. Ja vesilennukite angaaridest ilmus peale avamist üks raamat, mis võib-olla oli omas ajas väga hea ja oligi. Aga me nägime ette, et on tarvidust vesilennukite angaaridest ja vesilennukitest eraldi anda välja veel üks raamat, mis tooks tunduvalt lähemale selle lennupargi, kes on siit läbi käinud, kes on siin toimetanud ja on vesilennukite angaarid meile jätnud. Ja muidugi šoot. Ja meil oli juba siis, kui angaare renoveerisime, siis oli tegelikult, meil oli suur šokk, et selle vesilennuki šoot 184 siis koopia tegemise tõeline algataja ja eestvedaja Kalju Käi sai ju traagiliselt surma 2010. aastal purilennuki õnnetuses, sest tema oli see, kes käisid koos Andrus Kõresaarega Inglismaal, Lõuna-Inglismaal Fleet Arm Museumis, kus oli võimalik veel näha ainukest selle šooti siis kokpiti osa. Nii et ja kahjuks Kalju silmad seda ei näinud kõike, mis siin praegu meil selja taga ripub, aga tema koostööpartnerid, tema tütar viisid selle lõpuks ellu, nii et see on küll uskumatu, et niisuguses kohas nagu väike koht nagu Türi, et tegelikult oli olemas selline oskusteave ja suur ind sellist lennukit kokku panna. Ja võib-olla nii nagu asjatundjad on ühed öelnud, ma ei tea, kas see vastab tõele, et tegelikult see, mis kokku pandi, ka tegelikult ka lendaks, kui tal oleks õige masin, mootor sees, aga seda aset täidab praegu paraku üks puust reitud asi, nii et lendama ta tõesti enam ei hakka, tema ainuke lend sai olla siia, kui me ta siia lae alla tõstsime, aga jah, nii et vesilennukite angaaride taastamise juurde oli tegelikult algusest peale selge, et peab olema vesilennuk. Ja küll käisid siin vahepeal ka mõtted läbi, et mingi koopialennuki soetamisest, aga šoot oli ainuõige valik ja nüüd ta siin on. Nii et olgem tänulikud nendele, kes selle koopia tegemise juures seisid, alustasid ja mul jääb olla ka väga tänulik veel käesoleva raamatu autorile, siis Toomas Türgile, Urmas Haugile ja meie Mihkel Karule, kes on lõpuks sellise brošüüri kokku pannud, mis jätkab meie Meremuuseumi trükiste rida läbi erinevate aegade, erinevatest meile olulistest asjadest, ajalooteemadest ja ma arvan, et peale seda sissejuhatust on mul au paluda jätkama juba raamatu ühel autoril.
Tere kõigile ka minu poolt. Et tõesti harjumatu on olla nii tühjas lennusadama angaaris, et polegi kunagi nii tühjas angaaris käinud, et alati on siin rahvast olnud palju rohkem sagimas. Minul siis oligi see õnn ja rõõm kirjutada siia raamatusse need lennukite elulood ja peab ütlema, et see oli üks üpris huvitav kirjutamine, et neid lennukeid oli palju ja erinevaid ja iga ühe kohta andis natukene uurimist ja tudeerimist, et eluga kokku saada. Et see oli tõesti omamoodi, et see muuseumi traditsioon on selle angaaril juba niivõrd pikk, juba siis, kui siin need perelennuüksused sees olid, siis oleks võinud seda tegelikult nimetada ka osaliselt muuseumiks, sest et suur osa neid lennukeid, mis siin olid üsna vanad maailmasõjaaegsed pooleldi vrakid, mis said vabadussõja kokku korjatud ja siis tasapisi 20. aastatel remonditud ja lennukorda seatud. Kahjuks ei ole neid lennukeid säilinud, muidu oleks üks väga esinduslik kollektsioon olnud. Aga jah, siin on lugusid küll ja kui nüüd detailsemaks minna, siis neid lugusid on siin praktiliselt nagu kõigi esimeses maailmasõjas osalenud riikide, mitte kõigi riikide, kõigi osapoolte lennuvägede lennukitest on nii Vene lennukitest kui Inglise kui Saksa omadest ja ka Itaaliast ehitatud lennuk vähemalt on siia raamatu kaarte vahele jõudnud, et lugemist võiks olla. Ja Short on muidugi aukohal ja Short oli ka kõige arvukam Eesti lennuväes olnud vesilennuk. 8 tükki neid vabadussõja aeg osteti ja viimased jõudsid kohale juba siis, kui oli vaherahu sõlmitud, aga kõik nad said omale ujukid alla ja lendasid ka selle 10 aasta sees. Ja minu endale vist kõige huvitavam oli siin raamatus lugeda muidu see viimane peatükk, kus siis oli selle Shorti koopia ehitamise lugu, et see oli nagu niisugune kirss tordi peale. Kui siin nüüd lennukitest lähemalt rääkida, siis võib-olla üks huvitavamaid lugusid, mis on siis just selle Itaaliast pärit lennukiga juhtunud. Et 20. aastal siis Rootsi lennukompanii otsis siis võimalusi avada postilennuühendusi ja ka reisijate veoks naaberriikidega, et neil oli avatud juba lennuliin Helsingiga ja siis veel samal sügisel tuli siis firma lennuk koos siis itaallasest piloodi Graf Robilantiga Tallinnasse. Ilmselt oli siis nende eesmärgiks avada ka lennupostiühendus Tallinnaga. Ainult, et seekord see asjad ei läinud niivõrd libedalt. Juba Tallinnasse tulles tekkis neil viivitus, lennukil oli mootoririke, õnneks küll ta tegi selle kuskil ilmselt Ahvena mingi saarte juures, täpsemalt seda pole kirjutatud, aga tal õnnestus maanduda, mootor parandada ja järgmisel päeval siis lendu jätkata Tallinnasse. Mis nad täpselt siin Tallinnas tegid, seda pole teada. Post, mis nad tõid, oli diplomaatiline post Itaalia saatkonnale, pluss siis veel mitmed kaubad, mida Tallinnast tollal saada ei olnud. Ja mõne päeva pärast siis läks ta tagasilennule. See tagasilend ei läinud ka tal kuigi libedalt, sest juba järgmisel päeval jõudis ta jälle Tallinnasse tagasi. Seekord ainult, et aurulaeva Kalevipoeg pardal. Kalevipoeg pidas sel ajal laevaühendus Stockholmi vahet ja siis korjas ta järjekordselt mere pealt ülesse, kus ta oli hädamaandumise teinud. Lennuk jäi siis siia samasse merelennu angaari
hoiule ja krahv läks siis sama Kalevipojaga laevaga tagasi Stockholmi. Lennuk seisis siin pea 2 aastat ja siis 22. aastal võttis siis Eesti lennuvägi selle arvele kui peremeheta vara ja remonditi siis ära ja aasta jooksul, aga ta ei lennanud ka enam siin Eesti lennuväe värvides kui pikalt, et aasta jagu ja lihtsalt niivõrd vana lennuk ja sellest kauemaks ei kestnud. Kindlasti, nagu eelnevalt öeldud, et selle vesilennukite maailmast leidub siin raamatus jutte veelgi ja natuke võib-olla sellest taustast, et miks meil oli selline, võib-olla öelda ettevõtlikkus või soov oli kindlasti, aga miks me eeldasime, et meil Meremuuseumil õnnestub SOOT 184 koopia tegemine. Ega me enne seda ei arvanudki, aga kuna oli teada, et Kaljukäi on ehitanud samas Eesti keskosas ühe lendava ajaloolise lennuki koopia, mis oli väga kuulus lennuk, ehk siis Spirit of St. Louis, millega kuulus Charles Lindbergh sooritas esimesena siis soololennu üle Atlandi, et selle sama lennuki koopia, lendava koopia Kaljukäiga ehitas ühe Rootsi ettevõtja palvel. Nii et seal oli koos Hillar Lingiga, nii et seal oli kindlasti oli see teadmine olemas, et jah, et see võib õnnestuda. Muidugi side Charles Lindbergiga on ju eelkõige see, et 30 aastate keskel Charles Lindberg koos oma abikaasaga Anne Marlow'ga oli ka siinsamas lennusadamas koos lennukiga, mida on ka praegu New Yorgis, Washingtonis võimalik Tehnikamuuseumis vaadata. Nii et need ajad, erinevad lood kindlasti põimuvad omavahel ja muidugi ka vesilennukite, angaaride lennukid. Me alguses isegi kalkuleerisime sellise lennuki valmistamist, mis oli siin üks esimesi, oli Friedrichshafen 41, mis siis tegelikult siin ju lõpuks mingitest juppidest kokku pandi. Aga see oleks olnud võib-olla natukene liiga keerukas ja ta ei omanud sedavõrd suurt tähendust Eesti merelennuväele kui SOOTid, nii et Friedrichshafen jäi meist tegemata ja mõned aastad tagasi käisime lootuses, et näeks ka Friedrichshafeni korralikku mudelit Saksamaal, aga paraku seal neid väga ei olnud. Aga jah, igati kuulsusrikas lennuk ka tema. Ja muidugi on vesilennukite angaaridega seotud ju see lennuk, milleks on teda algselt ka projekteeriti, nimega siis Ilja Muromets, millega oli samamoodi omaaegsed lood ja mille tiivade siru ulatuse puhul on just arvestatud siin angaaride laiusega. Aga nüüdseks on ka Ilja Muromets on minu teada üks koopialennuk on valminud juba mõned aastad tagasi, nii et ja see on Venemaal. Nüüd veel kord angaaride juurde tagasi tulles, kuna see läheb ikkagi, on selline päev, kui 8 aastat tagasi vesilennukite angaarid avasid oma 36-tunnise maratoniga, et paljud mäletavad seda siiamaani ja eelkõige nad mäletavad seda kohutavat väsimust, mis pärast oli, sest enne seda oli ju veel praktiliselt ööd ja päevad kasvasid kokku enne avamist ja siis veel olla jutti lahti. Et see on tegelikult kogemus, mis ei unune. Eks me proovisime seda teha ja tegimegi järgi ka Paks-Margareeta puhul, aga lennusadam oli oma suuruse tõttu oli siiski mastaapsem ja
mis seal salata, täiesti üllatav on ka varahommikul oli kusagil 5-6 aja, kus näha peresid lastega, nii et või siis enne seda vahetult peale või enne ööklubi inimesi, nii et 2 erinevat kooslust said kokku siin angaaride all. Nii et ühesõnaga ka siit läheb ka tervitus kõigile neile, kes mäletavad seda, kes olid osalised, kes andsid oma panuse selle maratoni avamise üritusele ja kes andsid oma panuse, et me siin tänasel hetkel võime seda jutukest veeretada ja erinevaid raamatuid esitleda. Nii et kõigile suur tänu!